tere! Vaatame, millised võimalused on Google'i rakenduses Google Chat. Tegu on organisatsioonipõhise rakendusega, mis tähendab, et vähemalt hetkel veel saate te seda kasutada ainult juhul, kui teile on organisatsiooni poolt väljastatud Google'i konto. Nüüd, kui teil on see olemas ja te olete oma Google'i kontole sisse loginud, saate rakenduse avada siit ülevalt paremalt nurgast 9 ruudukese alt ning valides Chat. Kui te oma kontole sisse loginud ei ole, saate ka aadressi riba peale trükkida chat.google.com ning enter. Nüüd peale sisse logimist avaneb teile sarnane vaade. Paremalt poolt menüüst, siit luubi alt, saate valida, millist vestlust te soovite alustada. Te saate alustada vestlust kas ühe inimesega, saate luua grupivestluse või saate luua jututoa. Lisaks te saate vaadata ruume, kus te olete varasemalt ise osalenud ja te näete ka, kui teiega on soovitud alustada vestlust. Esimeseks näiteks loome vestluse ühe inimesega ja vestluse loomiseks tuleb siia trükkida selle inimese Google'i konto aadress. Ja vestlus ongi alustatud. Esimese asjana võin talle öelda tere. Nüüd Mikk saab automaatselt teavituse, et Peeter soovib temaga vestlust alustada ja ta saab sellele omalt poolt vastata. Tere ka sulle. Nüüd, millised võimalused peale vestlemise siin Google Chat rakenduses veel on? Kui me loome privaatvestluse või grupivestluse, saame me ka vestlusel ajaloo välja lülitada. Ehk siis see tähendab seda, et need sõnumid on siin ees ainult 24 tundi ja peale seda need kustutatakse. Lisaks me saame lisada faile ja me saame neid faile lisada oma arvutist uploadides. Valin siit enda arvutist ühe pildi, banaanid ja lisan selle vestlusesse. Nüüd, ka see pilt kustutatakse 24 tunni pärast. Ma saan ka oma sõnumit muuta või lisada sellele reaktsioone ehk siis sellised emotikone. Ma saan selle muuta enda sõnumit või täiesti kustutada. Ma saan faile lisada ka Drive'ist. Google Drive'ist valin siit faili, näiteks tähtis dokument. Ja lisan Google Drive faili. Nüüd, mis hea asi siin Google Chatis Drive failide lisamisel on see, et automaatselt, kui me lisame Google Drive faili, siis see Drive'i fail jagatakse ka nende kasutajatega, kes siin chatis on. Kõik kasutajad, kes siin chatis on, saavad sellel Google Drive failile ligipääsu. Nad saavad seda vaadata ja seda kommenteerida. Super võimalus Google Chatis on luua ka videokõne. Ja selle jaoks on siin eraldi nupp, Add Video Meeting. Klikin siia ja võin siia kirjutada ka näiteks sõnumi. Alustame video vestlust kell 13:00. Ja nüüd loodi siia meie jaoks selline pildike koos lingiga, kuhu peale klikkides saame otse minna videovestlusele. Panen selle praegu kinni. Ja samamoodi näevad seda teised vestluses osalejad, kes saavad siia sama lingi peale klikkida ja saavad ka videovestlusega liituda. Nüüd ma saan selle vestluse siit paremalt poolt menüüst näiteks märkida tähtsaks vestluseks enda jaoks, panna talle tähekese, saan ta jällegi vähem tähtsaks märkida, ma saan teavitused välja lülitada, saan blokeerida selle vestluse, peita või täiesti kustutada. Hetkel kustutan selle vestluse ära. Nüüd. Grupivestlus on päris sarnane ühe inimesega vestlusele. Kõige suurem erinevus ongi see, et 2 inimese asemel osaleb neid inimesi rohkem. Teengi testiks ühe grupivestluse. Lisan uuesti Mikku Aadi ning lisan ka näiteks siia test õpilase. Ja alustasin grupivestlust 2 inimesega. Mille poolest erineb nüüd grupivestlus jututoast? Grupivestlusel me ei saa enam nüüd, kui meil see vestlus on juba loodud, siia uusi liikmeid juurde lisada. Samamoodi ma ei saa siit ka neid inimesi välja arvata. Ehk me vestlemegi 3 kuni meil saab see jutt otsa ja seejärel saame selle vestluse lihtsalt lõpetada.
kõik ülejäänud võimalused on samad, nagu olid privaatvestlusel. Vaatame nüüd ka jututoa loomise võimalusi. Selle jaoks valin siit Create a Room. Nüüd kõigepealt küsitakse meilt, mis me tahame oma ruumile nimeks panna. Ütleme, et mul on võib-olla matemaatikaruum. Panengi selle nimeks matemaatikaruum. Ja meile luuakse matemaatikaruum. Nüüd ruumide puhul me saame lisada siia inimesi pidevalt juurde. Ja samamoodi me saame ka hiljem neid inimesi siit välja arvata. Lisan siia näiteks ühe inimese. Nii, lisasin Mikko Aadi. Nüüd ruumides on hea võimalus luua erinevaid jutulõimesid. Ja selle jaoks klikin siia plussmärgi peale ja loon uue jutulõime. Ütlen siia jällegi, et siin räägime korrutamisest. Nii, ja siin on üks jutulõim, kus räägitakse ainult korrutamisest. Ja lisan siia ka teise lõime, kus kirjutan, siin räägime jagamisest. Ja selles jutulõimes räägitakse jällegi ainult jagamisest. Ja nüüd, kui kasutajad tulevad siia, nad saavad siia vastata. Täpselt selle lõime alla, kuhu nad tahavad midagi vastata. Korrutamine on tore. Ma näen, et Mikk vastas, korrutamine on tore. Ja samamoodi, nagu oli ka privaat- või grupivestluse puhul, on meil siin võimalik lisada arvutist faile, Google Drive'ist erinevaid faile, alustada videovestlust kõikide siin inimestega, kes siin ruumis on, või lisada emotikone ja reaktsioone. Nüüd siin üleval paremas nurgas on iga jutulõime juures following nupp, mis tähendab seda, et kui see on sisse lülitatud, siis me saame teavitusi iga kord, kui keegi siia jutulõime midagi postitab. Ehk me saame neid vastavalt sellele, millise lõime vastu meil huvi on, kas neid teavitusi sisse või välja lülitada. Näiteks mind huvitab korrutamine, siis lülitan korrutamise puhul teavitused sisse ja jagamise puhul jätan teavitused välja. Inimesi saan alati juurde lisada ning ülevalt siit, kus on see ruumi nimi, kui ma klikin siia, ma saan vaadata, kes on ruumi liikmed, ma saan samuti jällegi lisada inimesi juurde, ma saan selle ruumi nime muuta ning ma saan seda märkida kui tähtsaks vestluseks. Ma saan siit ruumist ka ise lahkuda, aga ma saan siia ka alati pärast tagasi tulla. Ja lõpuks tahaksin teile näidata kahte valikut ülevalt menüüst. Esimene on otsingu nupp ehk search siin luubi all ja siit me saame leida sõnumeid, faile, dokumente, mis me teame, et meiega on jagatud, aga me enam ei mäleta, et kus jutulõimes see täpselt oli. Ja teine valik on sätete nupp, mille alt me saame valida, millal meile tulevad teavitused ja mis seadmele, et kas tulevad teavitused brauserisse, mobiilis ja ka emaili peale. Ning lisaks Smart Reply valik, kust me saame Smart Reply sisse või välja lülitada. Ehk Smart Reply, kui ta on sisse lülitatud, ta annab meile mõnikord automaatvastuseid. Kuna ta teeb seda inglise keeles, siis juhul, kui te inglise keeles ei suhtle, võite selle tavaliselt siit välja lülitada. Ja sellised ongi põhilised funktsionaalsused, mida te saate Google Chat rakenduses kasutada. Google Chat sobib ideaalselt näiteks õpilastega suhtlemiseks või siis virtuaalse õpetajate toa tegemiseks. Ja kui te hakkate seda rakendust kasutama, siis kindlasti soovitan teil tõmmata rakendus ka mobiiltelefonile, sest sellisel juhul on võimalus väiksem, et teil jääb kahe silma vahele, kui keegi teiega vestelda soovib.